Hääst fantaasiast tuleb meil nüüd juttu, meil on rõõm öelda täna hommikust Jaanile, tere hommikust. Tere hommikust. No lennukas fantaasia on selline asi, et sellega on inimesed läbi ajaloo kogu aeg kokku puutunud, küll on tahetud teha, ma ei tea, rääkivat kappi ja lendavat autot ja kõike mida iganes veel. Ka teie olete oma lennukal fantaasial lasknud lennata? Jah, ma kõigepealt vabandan, et ma jäin päeva hiljaks, et eilse kuu seisuga oleksid võib-olla minu ideed natukene paremini levinud. Aga tahtsin rääkida sellest, et inimesel on kombeks luua omale stereotüüpi ja mõelda selle järgi ja piiritleda ennast ja on meil olemas Darwini evolutsiooniteooria ja Freudi põhjuslikkus ja samas kui kõik on seda püütud kõigutada ja mõnikord päris edukalt. Et võib-olla see inimese käitumine lähtub rohkem eesmärkidest ja nii edasi. Ja inimesel on omane olla nagu harjumuste küüsis ja mingil määral harjumuste ori ja harjumused on need, mis tegelikult on üks väga suur jõud, me ei pane seda igapäevaelus tähelegi. Näiteks, kas või see, et see on natuke teisest vallast, aga iga hetk me hävitame enda ümber loodust ja panen tule põlema ja kuskil visatakse kivisütt ahju, midagi sellist. Ja mul on olnud piisavalt palju vaba aega ja olnud aega mõelda maailma asjadele ja siis ma tegingi ühe sellise alternatiivse sellise seadeldise, mida ei maksagi väga tõsiselt esialgu võtta, sellepärast, et seda on püütud teha aastasadu ja mitte keegi ei ole seda valmis teinud. Räägime ümber valava pudru, nimelt jutt käib igiliikurist. Räägitakse nii. Võtan selle välja. Jaanil on oma tehtud igiliikur. Ma tegin selle, see on makett, mis ei tööta. Eos ei tööta. Eos ei tööta. Pole kunagi töötanud. Tal on nii suured õõdetegurid siin, et ta ei saa töötada. Aga tegelikult on see hästi lihtne. Et siin põhineb sellele, et on nagu vurr. Selline vurr ja see vurr käib siis nagu ringi nagu pendel edasi-tagasi siin ja tänu sellele, et edasi-tagasi käib, siis ta tõmbab oma selle ringliikumise jõuga tiiva taiali ja tänu sellele mõjutab siin vertikaalteljel hoopiski silindrit. Nii et kuigi see toimib siin horisontaalis see ringliikumine, siis vertikaaltelg on 90 kraadi ja ta otseselt ei mõjuta. Nii et kui me siis nagu saaksime rakendada selle energia, mis vertikaalist tuleb või vabaneb, ma olen siin teinud hästi lihtsalt pastakavedur pannud siis siin väiksed neidijupid ja Lego konstruktorid, et kui me selle nüüd vabastame ja juhime tagasi sellesse ringliikumisse, siis ta võiks vähemalt selle idee järgi ületada selle hõõrdejõu, kui on õiged materjalid ja toota ka energiat. Aga elekter muidu käes. Elekter muidu käes, jah. Meil siin hinnad tõusid ja miks mitte proovida järgi, et kui on kellelgi aega ja hakkamist ja tahtmist, et mina oma diletantliku mõistusega siin tegin ta niimoodi legodest ja ma nagu ei ole suur meistrimees, aga selline ta tuli. Kui palju sa kavatsed veel edasi töötada selle liikuriga? Et ikkagi ta tööle saaks ja võib-olla saaks tast ka kasu? Ma kardan, et mul sellist vabadust on vähe, kus mul on aega mõelda igasuguseid imelikke asju ja võib-olla et isegi mõtlen, aga ei tea millal. Aga olete te käinud seda näitamas ka näiteks kuskil tehnikaülikoolis või mingitele spetsialistid, lihtsalt seda ideed tutvustama, et mul tuli selline idee ja mõtlesin, sellise asja praegu välja? Mul on isa tehnikaülikooli haridusega ja ta peaks mind täielikuks friigiks niikuinii, et ma olen absoluutselt veendunud, et ükskõik kuhu ma läheksin, kui ma mainiksin sõna igiliikur näiteks, siis tahetakse väga kiiresti minust vabaneda. Aga lihtsalt see oli nagu paari õhtu selline idee, mis on tore oli lihtsalt praktikasse rakendada. Tore oli mõelda mängida laste konstruktoritega ja ma olen väga tänulik sellele, et mul on olnud selline võimalus. Ma usun, et seal konstruktorist jäi kindlasti veel detaile üle. Mis nendest võiks valmida? Nendest? Mis üle jäid? Ma ajamasina peale ei ole mõelnud veel.
et ei, ma ei planeeri ette. Tuleb, mis tuleb. Aga igal juhul ligiliikuri makett on olemas ja Jaa. See küll ei tööta, eks ole, aga... Mis ei tööta, tal on nii suured hõõrdejõud siin, et ta, see energia, mis siit nagu vertikaalliikumisest vabaneb, see ei ole võimeline siin neid Lego konstruktoreid nagu... Aga vähendades hõõrdumist? Vähendades hõõrdumist võime jõuda väga huvitavatele tulemustele, ma arvan. Nii et me jääme siis, Jaan, teilt ootama uusi uudiseid, kui hõõrdumist on vähendatud? Jah, ja eelkõige, mida võiks loota, on see, et kui keegi on nõus mõtlema ja aitama paremate materjalide osas ja võib-olla asendama siin mõned pastakavedru ja niidijupid, kuullaagrite ja muude selliste nii-öelda vähem hõõrdumist nõudvate asjadega, sest on tõesti niimoodi, et ta on siin, kuum hoiab teda kinni, aga ta jääb praktiliselt kohe seisma, sellepärast, et tõesti on hõõrdumine hästi suur. No suur aitäh, Jaani, siis väike selline mõtteideega kõigile televaatajatele ehk. Me jätkame juba uudistega.